Ma alustaks võib-olla natuke teisest kohast, et käisin paar nädalavahetust tagasi Pädastel. Et seal on kahtlemata olemas üks Eesti parim viietärni restoran, vaieldamatult Eesti parim, julgen ma öelda. Aga mis mulle Pädaste puhul kõige rohkem meeldis, oli hoopis teine asi. Ja see teine asi oli see, et seal oli olemas üks väärtus, mida Eestis väga vähe leiab. Ja see oli vaikus. Siin ka ei ole praegu vaikust. Keegi nahistab paberiga, keegi sahistab. Aga vaikust on päris keeruline saavutada. Kui mul paluti ettekanne teha, siis ma oleks väga tahtnud teha ettekande, et vaikuse saavutamise võimalused läbi planeeringu. Aga ma pean tõdema, et enamus kohtades ei ole see võimalik. Nii nagu siin saalis ei saavutame ka praegu vaikust, kuigi ma räägin vaikusest ja teen ettekannet, siis te sumisete. Keegi seletab siin ees, keegi räägib midagi kuskil taga, puudu on veel helisev mobiiltelefon. Iseenesest, miks ma sellest räägin, on see, et see müra on tänapäeval niisugune asi, millega me oleme nii harjunud, et me ei mõista enam vaikuse väärtust. Ja kui Priit kutsus mind ettekannet tegema, siis see tegelikult sai alguse vaikuse teemast. Ja ma arvan, et müra puhul on olemas üks samasugune fenomen nagu sõja puhul. Väga palju räägitakse sellest, et sõda on halb, on sõjavastased liikumised. Tegelikult siin on ka natukene selline müra vastane liikumine. Aga kunagi küsiti ema Tereesalt hästi, et miks sa ei ühine sõjavastase liikumisega. Siis ta vastas, et aga miks peaks rääkima sõjas, kui eesmärk on rahu? Ma ütleks siinkohal täpselt samamoodi, et me tegelikult peaksime rohkem rääkima vaikusest ja vaikuse väärtusest kui mürast. Mürast rääkimine ise on ka müra. Aga mis on planeerimise eesmärk, kui minna sellest sissejuhatusest kaugemale? Planeerimise eesmärgiks on ei miski muu kui kujundada tulevikku. Seda osa siit, mida me ei tea, aga kuhu me kõik justkui oleme teel suure mühinaga. Enamus inimesi tegelikult planeerimisel ajab sassi mineviku, oleviku ja tuleviku. Ja sealt hakkab tekkima üksjagu probleeme, miks selle tuleviku jaoks, selle planeeritud sündmuse jaoks, mis seal tulevikus tekib, ei tehta midagi. On ainult see müra. Ja see müra on planeerimises endas, et kui me uurime minevikku, kui me teeme müra uuringu millegi jaoks, siis see ju ei kajasta tingimata seda, mis on tulevikus. Ehk minu jaoks planeerimise iva on seada reegleid ja tingimusi, mis toovad meieni sellise keskkonna, kus on seatud ehitus ja keskkonnatingimused, mis leevendavad seda probleemi, mis täna on. Teevad selle väiksemaks, muudavad selle teistsuguseks. Kohati tahaks öelda, et elimineerivad. Aga kui me elimineeriksime kõik tegevused, siis me ei saaks midagi planeerida. Ükstapuha, kuhu me inimesed läheme, me tekitame müra. Isegi sinna Pädaste mõisa, kus muidu on täielik vaikus. Tuleb paar külalist, ongi müra kohe kohal. Sama asi on selle planeeringuga, et kavandame elamuala. Need inimesed on osa sellest, kes selle müra tekitavad, ometi need inimesed on ise need, kes tahavad vaikust. Ehk tegelikult planeerimisel on vaja ette mõelda sellele, et kui siin on see vahe, selle tänase oleviku ja tuleviku vahel, et mida me saame täna selles dokumendis kirja panna, mida me koostame, et tulevikus oleks olukord parem. Väga tihti me selle asemel keskendume sellele, et tehke müra uuring. Mis on olemasolev müra? Uurige elanikkonna liikumist, mida iganes, uurige. Mis me sellega saavutame? Me saavutame sellega, et me tunneme väga hästi neid protsesse, mis siin minevikus on. Aga kas me sellega teame midagi, mis juhtub tulevikus? Mina paneksin teile, kes te tegelete müra teemadega ühel, teisel või kolmandal viisil südamele selle, et planeeringu eesmärk on seada tingimusi tuleviku jaoks. Keskenduga mineviku asemel tulevikule. Keskenduga sellele, mis reegleid on vaja kehtestada ühes üldplaneeringus või detailplaneeringus. Selleks, et müra mõju sellelt objektilt, mis müra tekitab, sellele alale, mida planeeritakse või sellelt alalt välja vastavalt objekti iseloomust, oleks väiksem.
Müraalale teete elamuala, siis see müra tuleb tavaliselt kusagilt mujalt elamualale. Müraalalt välja teete ringrada, no müra tuleb alalt. On vaja piirata, et see ei läheks välja. Ehk siis planeerimise eesmärk on teha teadlikke tulevikku suunatud otsuseid. Ja see dokument, mida me koostame planeeringuna, koosneb tekstist ja joonistest. Seaduse järgi, nii nagu siin kirjas on, need täiendavad 11. Me julgen väita, et müra suhtes on väga raske midagi teha planeeringu kaardil. Müra suhtes on väga lihtne midagi teha planeeringu seletuskirjas. Saab seada tingimused. Ma toon mõned näited pärast poole. Nende tingimuste jaoks võib olla tõesti vaja ka neid uuringuid. Aga tegelikult teil on vaja või meil on vaja ühiskonnana uurida neid asju, mis võimaldavad seada meile selliseid tingimusi, mis teevad asja paremaks. Meil ei ole vaja uurida kõike ja valikuta. Ja Eestis on tegelikult planeerimisel sellele uurimisele pandud tohutu suur tähtsus. Ja mul on sellele väga lihtne põhjendus ka, miks see on nii. Öelge, mitu planeerijat Eesti Vabariik on välja koolitanud? 0. Õige vastus. Keegi ei tahtnud öelda, aga ma olen selle kes siis välja ütleb 0. Ehk meil ei õpetata planeerijaid. Need inimesed, kes tegeleksid selle tundmatu tulevikuga, meil ei koolitata. Ometi meil on selle kohta seadus aastast 1995. 15 aastat on seadus. Ja Eesti Vabariik on koolitanud 0 planeerijat. Kui koolitate inimesi, kes tegelevad planeerimisega, kes tegelevad planeeringusse seletuskirja nende tingimuste kirjutamisega, siis kuidas saabki nende seletuskirjadel olla kvaliteet? Ma julgen väita, et enamus planeeringutel Eesti seletuskirjade kvaliteet on nadimast nadi. Kõigil ei, on väga häid planeeringuid, aga väga paljudel on nadi. Ja nadi on sellepärast, et elementaarsed seaduse tingimusi ei täideta ja planeeringutega ei tegeleta. Sisuga ei tegeleta korralikult. Ja miks on oluline, et sellega tegeleda, on see, et tihtipeale see planeering on kõige viimane etapp, kui omavalitsusel, kelle kohta siin oli suhteliselt tendentslik, küsimuslik ja üldistatuna, et kas tal on võimalus midagi teha. See võimalus tal midagi teha on üldplaneeringus, see võimalus tal midagi teha on detailplaneeringus. Kui ta juba projekteerib selle alusel, siis nii kahju ongi läinud, see omavalitsus ei saa Eesti seadust järgi enam nii lihtsalt ja tasuta esitada arendajale või müra tekitajale täiendavaid tingimusi. Kokkuleppel saab, kui on teine pool mõistlik, tahab vastu tulla. Aga kui teine pool ajab oma jonni, siis ta ei saa. Ja päris tihti olen ma olnud see, kes ajab jonni. Sellepärast, et kui ei ole kirjas planeeringus, ma peaksin olema see loll, kes võtab üleliigsed rahalised kohustused, kui ma esindan klienti, kelle huvi on teistsugune. Ei peakski ju. Ehk tegelikult ma julgen väita, et Eesti omavalitsuste haldussuutlikkus on väga erinev. Ja see küsimus, mis siin ees oli, on sellest tõesti mõttetu. Et omavalitsusest omavalitsusse on väga erinev arusaamine nii planeerimisest kui mürast. Eestis on planeerimisvallas väga haldussuutlikke omavalitsusi, näiteks Viimsi, Audru. Valdavad ka ja saavad aru, mis on keskkonnamõju hindamine, kuidas protsessi korratakse, kuidas inimesi kaasatakse, kuidas seatakse ka leevendavaid tingimusi. Suudavad ise midagi nõuda. Ja on omavalitsusi, kes ei tea sellest mitte midagi. Oluline on see, et hajaasustuses on üldplaneering projekteerimine alus. Tiheasustuses on detailplaneering selleks. Ja planeeringust saab seadustest tulenevaid tingimusi arvestada, selleks muid valikuid ei ole, need on kohustuslikud. Aga planeeringuga saab samavõrd osasid seaduses olevaid tingimusi täpsustada. Ja planeeringuga saab ise määrata näiteks arhitektuuri tingimusi, ehitusreegleid, ehitusmaterjale, mis väga palju piiravad ära selle, kuidas müra levib siseruumidesse või mitte. Saab panna elamu kaugust meetrites, maanteest, raudteest, tööstushoonest, müratõkke, asukoha tingimused määrata. Saab määrata juhud üldplaneeringus, millal on vaja koostada detailplaneering või mitte. Ja minu arust üks nende juhtumite kriteerium võib olla ka see, millist müra see objekt, mida kavandatakse, tekitab. Kui on tegu objektiga, kus tuleb näiteks müra, siis minu arvates on täiesti mõistlik, et sellisele objektile tuleb teha ka detailplaneering. Sellepärast, et põhjalikult läbi kaaluda, milline see müra siis konkreetsel juhul olla võib, kui see planeering ellu viiakse. Prognoosida seda tulevikku ja seada leevendavad meetmed. Ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on selleks abivahend. Kui teda tehakse, siis tegelikult mõju hindamise pärast on 0 väärtus. See dokument ei maksa mitte midagi, see ei ole mitte kellegile siduv, seda ei ole mitte kellegile Eesti Vabariigis vaja täita. Nii kui planeeringust või planeeringu osaks muutuvad keskkonnamõju strateegilisest hindamisest
keskkonnatingimused või säästva ja tasakaalustatud arengu tingimused, nagu üldplaneeringu puhul on, ja need on kehtestatud, on need kõik siduvad. Omavalitsusel on võimalus nõuda nende täitmist ja kui ei täideta, siis omavalitsus ei tohi anda välja ehitusluba. Ehk planeering on see koht, kus need tingimused peavad olema, mõju hindamisest ei piisa. Ja siin on väga suur valiku võimalus omavalitsustel teadlikult tegutsedes vabalt seada need tingimused. Ainuka kriteerium, mida nad peavad tegema seal juures, on põhjendada vajadus ja tagama, et see tingimus on kooskõlas seaduses. Ta ei saa seada seadusest oluliselt teistsuguseid tingimusi, kui seadus mingi ala ära reguleerib. Aga näiteks ringrajal võistluste aega võib vabalt reguleerida detailplaneeringuga. Isiklikult olen seda 2 korda elus teinud, pannud kirja kellaaja, millal võib võistlusi pidada planeeringusse. Kui see planeering kehtestatakse, on see õigusakt ja igal kodanikul on võimalik nõuda selle õigusakti täitmist. Tervisekaitseametil on võimalik teha trahvi, et seda õigusakti ei täideta. Mille alusel nad muidu trahvi teevad? Vaatavad, mis seaduses on tingimused, aga ringrada võrreldes ülejäänud objektidega on päris eriliselt. Ja need tingimused, mis KSH aruandest tulenevad, peavad olema just nimelt keskkonnatingimused või leevendavad meetmed ja peavad olema läbimõeldud planeerija, omavalitsuse, maavalitsuse ja KSH eksperdi koostöös. Meil on väga palju firmasid, kes teevad KSH-d omaette nurgas. Tõesti väga halvasti teevad. Näiteks mul endal on kogemus Viimsi vallas, kus tegin ühte valla osa üldplaneeringut. Tulemuseks oli see, et ma ei saanud keskkonnamõju strateegilise hindamise eksperdilt sisuliselt peale paari üksiku tingimuse mitte mingeid leevendavaid meetmeid planeeringusse. Ma ei saanud keskkonnatingimusi. Nemad said raha valla käest ja siis mina vabast ajast Viimsi valla elanikuna ühel õhtul kirjutasin need sisse ja ei saanud Viimsi valla käest sellest raha. Kus on siin kutse-eetika? Kutsin on seaduse täitmine. Seda ei ole. Loodan, et sellised isikud, kes nii käituvad, muudavad oma käitumist, aga selle eeldus on see, et omavalitsus peab oskama seda nõuda. Teie kodanikene peate teadma seda nõuda. Ja sellisel juhul sellised firmad ei saa Eestis tulla turule dumpinguga teha halba tööd. Tekitada tegelikult turul müra. Ja suretada ära firmasid, kes teevad oma tööd väga korralikult. Eestis on väga häid müra eksperte, näiteks Agukon. Väga meeldiv on koostööd teha. Nad on professionaalid. Kui mul on küsimusi, kuidas ma sean tingimusi, ma saan nende käest sellist nõu, mida ma üksi planeerijana välja ei mõtle. Ja see on tegelikult koostöö mõte. Ekspert täiendab planeerijat. Ekspert täiendab omavalitsust. Seega me ei tohiks küsida, kas omavalitsus teab midagi mürast või mitte. Kui omavalitsus ei tea midagi mürast, siis teie, kes teate mürast, peaksite selle teadmise neile andma. Ja see võimalus teil on. Omavalitsused on üsna avatud diskussiooniks. Ja ennekõike nad ootavad seda teavet ju planeerijalt, KSH eksperdilt, müra eksperdilt. KSH ekspert on inimene, kelle eesmärk on viia teadmine otsuse tagajärgedest omavalitsuseni. Tõsta omavalitsuse teadlikkust selle otsuse tagajärgedest. Anda omavalitsusele teave, mis siis juhtub, kui viiakse ellu see planeering, mida tehakse. Anda teave, mis on selle tulemus, kui nii tehakse, nagu on plaanitud. Ja kui ta näeb seda, et see ei ole hea tulemus, siis on tema eetiline kohustus professionaalina öelda planeerijale, millised tingimused planeeringusse seada. Kui te töötate mõnes ametkonnas, kes tegeleb müraga, siis on teie kohustus minu arvates öelda omavalitsusele, mida teha lahenduseks. Me oleme Eestis väga orienteerunud sellele, et me otsime süüdlast. Me oleme orienteerinud sellele, et me teeme asju nii palju, kui see on meie valdkonnas kohustuslik. Kui me natuke ületaksime ja lõhuksime valdkonna piire ja kui me lõpetaksime minevikus tuhnimise ja orienteeruks sellele, kuidas tulevikus teha kvaliteetseid planeeringuid, siis meie müra kogus ühiskonnas võiks olla palju väiksem. Sest need samad üldplaneeringu koosseisus kehtestatud säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused ja detailplaneeringus määratud keskkonnatingimused, kui nad on sisse kirjutatud, on just nimelt seadus täitmiseks kohustuslik. See ei ole variant, tahan projekteerin nii, tahan teen teisiti. Ei, see on kohustus. Projekteerija peab nii tegema. Arendaja peab nii ehitama. Ja kui ei ehita, siis tuleb load ära võtta, tuleb trahvi teha. Ja ongi õige. Toon mõned näited ka, jutuks, aga näiteks Audu valla üldplaneering kehtestatud see aasta. Seal on olemas sellised keskkonnatingimused.
Tee ääres olevate elamukrunti detailplaneeringute koostamisel ja hoonete projekteerimisel tuleb arvestada mahasõitude ohutusnõuetega, teeäärsete kommunikatsioonide paiknemise ja muu sellisega. Maantee või muu sellise objekti sanitaarkaitsevööndis ehitamine on lubatud, kuid sellisel juhul peab maaüksuse või krundi omanik olema teadlik selle kaasnevatest mõjudest, sealhulgas siis mürast, vingugaasidest. Selle punkti alusel saab omavalitsus nõuda, et tehke müra uuring. Kui see müra uuring näitab, et ületatakse lubatavaid müra tasemeid elamualal, siis palun võtke rakendamiseks meetmed. Ja kui te ei võta, siis palun kirjutage meile allkiri, et ei oma pretensioone ja kohustute edaspidi ka kõiki teisi ostmeid teavitama sellest, et see krunt on selline, kus müratase on ületatud. Tahtsite elada mürasoonis, no elage. Ega siis keegi ei saa keelata inimesel tegemast lollust. Meil on vaba riik, keegi tahab tampida peaga vastu seina, siin palun, andke minna. Aga omavalitsusel peab olema alus midagi nõuda. Kui tal ei ole planeeringus punkti, mille alusel nõuda, siis saadke aru, et ta ei saagi nõuda. Ta ei saa suvaliselt öelda, et vot sinu nägu mulle meeldib, sellepärast, et sul on pikad juuksed, mul oli ka kunagi. Ja sellepärast ma sulle luban, aga vot see härra siin ees, tal on kõrvaklapid peas, abe, tema mulle ei sobi. Niimoodi ei käi asjad, kuigi meil on väga palju asju nii aetud Eesti Vabariigis. Asjad peavad käima niipidi, et on nõue planeeringus. See nõue on kõigile valikuta kohustuslik. Ja näiteks on siin siis edasi ka see, et liikluse seisukohas konfliktsete piirkondade, näiteks maanteede sanitaarkaitsealade ehitamise kavandamisel detailplaneeringutes tuleb esitada andmed liiklusintensiivsuse kohta ja lähtuvalt liiklussageduse intensiivsusest määrata meetmed müra vähendamiseks. Ehk siin on nagu konkreetne tegevus, konkreetne asi, mida tuleb teha. Omavalitsus ei võta seda planeeringut avaldusmenetlusse, kui seda ei ole tehtud. Ütleb nii kahju, tõite planeeringu, aga teil on see leevendav meede meie üldplaneeringust täitmata. Aga kui see on ainult KSH aruandes, nii tore, et on. Aga kui ma olen planeerija siis, ja mul on klient, kes ütleb, et ma ei taha need nõuded täita, siis ma lähen valda ja ütlen, et ma ei täida need nõudeid. On küll KSH aruandes kirjas, aga siis olgu kirjas, aga see ei ole ju mulle siduv. See ei ole see, et KSH protsess täna sätestatud on halb. See on teine asi. Siin on just nimelt see asi, et planeeringut saab omavalitsus kehtestada. Absurd oleks see, kui KSH aruande peaks ka omavalitsus kehtestama. Ei peagi kehtestama. Aga KSH eksperdid ja müraga tegelevad inimesed peavad just nimelt sellest aru saama, et planeering on koht, kuhu need tingimused panna. Ja see planeering on alus, mille alusel nende tingimuste täitmist nõuda. Just nimelt tuleb panna, tuleb nõuda. Seadus seda võimaldab, ideaalselt. Või teine näide. Rohealade peamine väärtus on vaikus. Ma ütlesin küll, et vaikust on raske reguleerida, aga ühes kohas sai seda tehtud. Konverentsi korraldaja on see muuseas peasüüdlane, Priit ise. Vaikus on tõesti väärtus. Seda võib ju ka välja öelda. See võib olla mõnes kohas palju suurem väärtus kui miski muu. Ma näiteks julgen öelda, et Muhumaa väärtus on vaikus. Te ei leia sellist vaikust Muhumaa kahes, nagu Muhumaa kahes otsas on kusagilt Tallinna lähedusest ega Tallinna lähiregioonist, nagu seal on. See on absoluutne vaikus. See on väärtus. See on palju kõrgem väärtus kui paljud muud asjad. Ja Tammsalu vald kirjutaski, et kui nad on väärtus, seetõttu tuleb rohevõrgustiku alal Tammsalu vallas käsitleda reeglina esimese kategooria müratasemega alana, vastavalt siis sellele määrusele, mis kehtib. Ja rohevõrgustiku alal võib sellest tasemes kõrgem müra olla vaid maanteede või raudteede või rohevõrgustiku lõikumiskohtades või kohtades, kus rohevõrgustik on olemasoleva tootmishoone või raudtee või maantee naabruses. Selliseid kohti on ka. Aga kui keegi ehitab endale hajaasustusse, keset rohevõrgustikku, metsa sisse maja ja tahab seal vaikust, siis ma julgen öelda, et sellise Tammsalu-suguse valla või Muhu valla jaoks see ongi võib-olla võimalus saada uus elanik, müüa maha oma vaikus. Aga saate aru, et see on väga elitaarne kaup. Vaikus saab müüa ühele inimesele või ühele perekonnale väga suure areaali peale. Praegu on koostamisel selline vahva asi nagu üleriigiline planeering. Seal me oleme jõudnud sellise lihtsa teesini, et hajaasustuses elamine on luksus. Mulle tegelikult meeldib selle väljaütlemine. See ongi luksus. Minu jaoks selle luksuse kõige väärtuslikum osa on vaikus. Toon veel ühe näitega detailplaneeringust. Kunagi oli mul au koostada Viimsisse ringraja detailplaneering. Olgu öeldud, et see on tänaseks tühistatud.
et see ei kehti enam. Aga see on 2 ringaja detailplaneeringust, mida ma olen oma elus teinud. Mis te arvate, mis oli kõige esimene tegevus, mis tehti kunagi Viimsisse ringaja detailplaneeringu kaasa läbiviimisel? Mis ringajal sõidavad? No me kavandasime, et seal sõidavad superpaigid. Mis te arvate, mis on mõistlik superpaigiga teha, kui hakkad ringaja kavandada? No keegi julgeb äkki pakkuda. No just nimelt, tekitada sellega see müra, mis tal tekib sõites. Ehk selleks, et alustada detailplaneeringut ja selgitada elementaarne asi, kas sinna saab seda teha või mitte, laenasime see superpaigi, vedasime metsa järel käru peal ja peale seda tellisime tervisekaitselaborist müra mõõdistamise. Ja mõõdistasime müra regulaarsete vahemikega sellest superpaigist. See oli nagu elementaarne taustainfo, et teada saada, kuidas seal selle metsa keskel, kus see objekt asub, võiks ringrajalt levitada müra sellises tavaolukorras, kus üks superpaik teeb treeningsõitu. Võistluste korral on müratase teine, aga võistlusi sellisel ringrajal on väga vähe. Kui suuta korraldada sellist 10 tippvõistlus aastas, siis see on nagu super tulemus ja ma arvan, et see on rohkem, kui enamus Eesti ringrajasõitjad unistadagi julgeb. Need on üksikud sündmused ja nendel on tõesti müratase kõrge. Aga treeningsõit on igapäevane asi. Ja kui sellist asja kavandada, oli tõesti loomulik viia superpaik metsa ja mõõdistada, et mis siis tekib, mis on see tulemus. Ja selle alusel sai otsustada, et mis siin tühjal platsil juhtuma hakkab. Kui kaugele see müra sinna ümbuskaudsel võistlemisel levib, kui seal hakkavad sõitma mingid autod. Ja näiteks vaadates siis selle superpaigi tulemust ja vormel 1 tulemust, siis kõige esimene tees oli see, et vormel 1 ei saa Viimse ringraja peal sõidutama hakata mitte kuidagi. Selle tõttu, et müratase on liiga kõrge. Teine põhjus oli ka, ringrada oleks tulnud liiga lühike nende jaoks. Need lihtsalt kiirendavad nii roppu moodi, et on kusagil 3 sekundiga 100 kilomeetrit tunnis käes juba, lihtsalt on vaja pikemat sirgeid, selleks ei jagunud ka maad. Aga esimene keskkonnaalane tees oli see, et me ei saa seda lubada, sest ta teeb liiga kõva lärmi. Nende normeeritud müratase on teistsugune, kui on paljudel teistel võistlusmasinatel. Ja siit hakkasid tulema teesid ja arutelu üldse, kas me detailplaneeringut edasi teeme. Mida ma tahan teile öelda, on see, et detailplaneeringus peavad olema samuti keskkonnatingimused. Ma panin selle peavad sinna suurelt. Tahtsin poldilt ka panna, aga oleks koledaks läinud. Aga just nimelt see on vajalik, et need on. Ma lugesin läbi Tahkuranna vallas lähtuvalt oma tööülesannetest paar aastat tagasi kõik seal kehtivad detailplaneeringud. Mitte küll sõna-sõnalt, aga seerisin lehelt läbi, vaatasin peatüki kaupa, vaatasin kõik kaardid ükshaaval läbi. Lihtsalt oli vaja. Ma julgen väita, et enamuses nendes detailplaneeringutes ei olnud muud keskkonnatingimus kui see, et tuleb paigaldada prügikast. Ühel või teisel sõnastusel või prügivorm, prügikonteiner, kuidas keegi sõnastas. See ei ole ju keskkonnatingimus. See on nagu elementaarne asi, mida inimene peab täna seadusega nagunii tegema. Keskkonnatingimus peaks puudutama konkreetselt seda, mis on vaja siis teha, kui seda planeeringut hakatakse realiseerima. Siit ühed näited Tallinnas eelmine aasta kehtestatud detailplaneeringust. Et vastavalt siis standardis, ma hakka seda ette lugema, toodule tuleks projekteeritavate hoonete välispiirete konstruktsioonid projekteerida tänavate poolsel küljel minimaalselt selliselt, et mitmest erineva heliisolatsiooniga elemendist välispiirete ühisisolatsioon oleks vähemalt, kui ma seda lugeda oskaks, Akukoni inimesed kirjutasid, te oskate kindlasti paremini kui mina, oleva planeeritava hoone otstarbest ja paiknemises kinnistust. Ehk siin ongi see abi, kus planeerija vaatab teie otsa. Ma ei oska seda kirjutada. Akukoni inimesed kirjutasid selle nii muuseas ära, valmis. Mul ei üle õigesse kohta teksti panna. Ja siin ongi minu ja müraeksperdi vahe. Siin on ka minu ja omavalitsuse vahe. Mina kui planeerimiskonsultant pean suutma selle lause, mida eksperdid annavad, paigutada planeeringus õigesse kohta ja tagada selle, et see läheks kehtestamisele ja et ta kehtiks. Et siis hiljem oleks võimalik kontrollida selle järgimist. Omavalitsuse ülesanne on ka tegelikult justkui seda teha, aga olgem ausad, kui meil Eesti Vabariik on koolitanud 0 planeerijat ja kui omavalitsusi on meil Eestis nii palju, et me jõuame neid hästi üleval pidada, aga ikka hambadristis peame, siis neil enamuses ei ole piisavalt kaadrit, et nende küsimustega sügavuti tegeleda.
Ja minu arvates on täiesti okei, et omavalitsus vaatab minu otsa või teie otsa ja ütleb, et aidake meid. Eetika küsimus on minu jaoks see, et minna ja aidata. Eetika küsimus on see, et teha oma töö professionaalselt. Eetika küsimus on see, et vajalikud nõuded välja öelda, sisse kirjutada. Teine näide siin. Välispiiridele nõutava heli isolatsiooni tagamisel tuleb samuti arvestada, et ventileerimiseks ette nähtud elemendid, tuulutusavad akendes, värske õhuklapid seinas ja muu selline ei vähendaks välispiiride heli isolatsiooni sellisel määral, et ruumis tekiks lubatava mürataseme ületamine. Näide küll teisest detailplaneeringust. Nõmme keskuse detailplaneeringut oli mul mingi aeg aastat tagasi au juhtida. Seal tulid selle ainsa kõrge maja, mis seal eksisteerib, see kollane, mida kõik enamasti teavad elanikud, väitma seda, et turul olev müra segab neid. Muuseas, nende maja oli projekteeritud nii, et need aknad, mis on turu pool küljes, ei ole ette nähtud avatavaks. Need sai avada pesemise eesmärgil, aga need ei olnud ette nähtud avatavaks. Kulus tükk aega, et Tallinna linnaarhiivis selline fakt üles leida, aga kui see fakt on olemas, siis võib öelda seda, et see kodanik, kes on ostnud sinna korteri, ei tohiks omada pretensiooni, et tal ületee on turg või et tal aknal sõidavad autod, sest ta on teadnud, mida ta on ostnud. Aga kus tehku akent lahti? Ta ise valis selle eluviisi, kinnise aknaga tuba, tee ääres, kus on palju liiklust ja millest ületee on turg. Nagu ma ütlesin, inimestel on valikuvabadus. No elagu seal, mina ei lähe sinna elama, raha ees ka ei lähe. Aga tema tahab, las ta elab. Aga siis arvestagu ka seda, et need tingimused, mida ta on aktsepteerinud, on ka tema poolt tõesti sisuliselt aktsepteeritud. Täiku neid, elagu nendega. Ja kui tulgu siis vaatama linnavalitsuse otsa, et miks mul on müra. Ja siinkohal on olemas veel üks selline väikene vastuolu. Et Tallinnas näiteks me oleme jõudnud kohati selleni, et kesklinnas mõne koha peal me ei luba enam hooneid, sest seal on müra. Kesklinnas me ei luba kohati enam hooneid, sest insolatsiooninõuded ei ole täidetud. Mida me sellega tegelikult ühiskonnana teeme? Ajame inimesed elama põllu peale. Linnast välja põllu peale. Soosime valglinnastumist. Ja selle tulemus on see, et müra kandub selles kohas, kus ta on kontsentreeritud ja kus inimesed meeleldi seda aktsepteeriksid, ka kohta, kus elavad inimesed, kes on arvestanud vaikusega. Ma olen üks nendest inimestest, kes on elanud Tallinna lähedal maal, kohas, kus oli tühjus, ja nüüd mul on palju naabreid. Ma tegelikult ei arvestanud seda. Ma julgen väita seda, et inimestel tuleb lubada ka elada müra keskkonnas. Inimeste arusaamine vaikusest ja mürast on erinev. Mõnele meeldib mürast elab müra keskel. Tagagu siseruumides normatiivne müra ja kõik ülejäänu ei ole ju meie asi. Mis olla? Palju parem, et nad teevad seda müra kontsentreeritult ühes kohas, kui see, et nad teevad seda müra täis kogu Eestimaa, otsast otsani. Ja oluline on ka see, et kui me midagi projekteerime, siis tõesti me paneksime müratundlikud ruumid hoonetes või need objektid, kus ei peaks olema müra, kus saab lõõgastuda eraldi. Ehk ma alustasin pädastest, ma ütlen, et pädaste väärtus on tõesti see vaikus. Ma arvan, et maailmas on väga vähe selliseid 5 tärni restorane, kus sa võid täiskõhuga minna õue, istuda paadisillale ja panna silmad kinni ja kuulata absoluutset vaikust. Vahel arva kuuled, et mõni lind teeb natukene häält. See on väärtus. Ja väärtus on ka see, et kui inimene tõesti elab selles müravõikas keskkonnas, siis magagu sealt teise külje peal. Ma mäletan, ma käisin ühel sõbral külas Pärnumaante ääres. Istusin köögis, minu arust oli seal võimatu juttu ajada. Trammid sõitsid mööda, maja värises. Müra tase oli toas. Minu jaoks aktsepteerimatult kõrge. Mind segab, kui toas töötab külmkapp. Ja siis ma ütlesin talle, et kuule, et äkki lähme teise tuppa, et siin on müra. Siis ta küsis, mis müra? Ehk siin ongi nagu tegelikult müra puhul üks aspekt veel. Et me võime teda mõõta, aga ta on subjektiivne. Võtke kas või tänaval. Jääge tee äärde seiskma ja kuulake möödasõitvaid autosid, mitte müra aspektist, mida nad teevad, vaid sellest aspektist, mis müra kostub nende seest.
Mõni inimene sõidab nii, et seal autos ei mängi midagi, teine sõidab niimoodi, et enamus inimesi ei kuule kontserdil ka nii valjusti muusikat. Mulle teatavatel hetkedel meeldib valimuusika. Ma arvan, et on täiesti normaalne, et meil on kohad, kus saab pidada rock-kontserti. Ma arvan, et normaalne, et mõni inimene autos kuulab seda. Aga ma arvan ka seda, et just nimelt need inimesed, kes tahavad vaikust, peavad ka koha leidma. Ja siin ongi see võimalus kasutada planeeringut kui vahendit, et suunata need, kes tahavad ühte kohta, need, kes tahavad teise kohta. Ehk siis, kui inimene tahab elada linna keskel, ta tahab olla kõige kõrval, elagu sellisel alal. Väga lahe koht. Ja ma ütlen teile ausalt, mina ei läheks sinna mitte kunagi elama. Minu jaoks ei ole sellel alal mitte midagi väärtuslikku. Jala võib-olla oleks lahe linna jõuda küll, aga seal ei ole seda vaikust, seal ei ole seda omaette olekut, mida ma otsin. Ja siin ongi see, et inimesed on erinevad. Õnneks on neid inimesi, kes tahavad siin elama. Lubame neil seal elada, las nad täidavad olulised tingimused ja kui nad siin elama lähevad, siis on oluline ka see, et professionaal sätestaks ka selle, et mis siis juhtuma hakkab. Ja näiteks üks möa teema ja väga oluline möa teema on ehitusaegne möa. Kes on sattunud elama kunagi mingi osa ajast kõrval ehitatav uus asumi naabruses teab, millest ma räägin. Väga raske on täna öelda, et välja arvatud möa norm ise, et ärge ehitage öösel. Kui sa ehitad öösel ja täidab möa normi, siis see on lubatud tegevus Eesti Vabariigis. Aga kas me seda tahame? Kui ma elaksin siin korteris ja kõrval öösel ehitab keegi teed, on ikka ka päris vastik. Planeeringusse võib panna sellise tingimuse, et olemasolevate elamute läheduses tuleb vältida ööseid üldehitustöid, välja arvatud ruumide sees tehtavad tööd, sest need ei ole nii mõnutavad, kui need ei põhjusta möödataseme tõudu hoone välisterritooriumil. Et hoone sees tehku, kui ehitagu öösel, kui tahavad. Aga ärgu ehitagu teid trasse öösel, kui ma magan. Ma arvan, et enamus inimestel on see periood kõige tundlikum periood mööda suhtes. Seal tahetakse seda vaikus kõige enam. Ja fakt on see, et inimesed, kes elavad kõrge mööda keskkonnas, ühel või teisel viisil päsivad. See mõjub tervisele. Vähemalt siis, kui seda öösel pidevalt kuulata. Päeval vaba valik, aga öösel võiks olla hetk, mis on vaiksem. Nii et ka sellistele tingimustele tuleks planeeringus mõelda. Oluline on see, et need keelde kitsendusi ja kohustusi, mis on planeeringus, ei saa seada üksikaktidega. Neid ei saa ükshaaval omavalitsus nõuda. Aga kui omavalitsus paneb neid planeeringusse, siis need kehtivad, neid saab nõuda ja neid peab täitma. Ja kohaliku omavalitsuse pädevuses on nii see, et tagada planeeringute olemasolu, kui ka see, et tagada nende koostamisel erinevat huvide tasakaalustamine. Kuidas on tema asi? Aga kui need tingimused on kehtestatud, on ka nende täitmine tema kohustus ja seda tagab seadus. Sealhulgas ka siis keskkonnatingimuste ja möa levikut piiravate tegurite või leevendavate meetmete osas. Seega, miks ma rääkisin, et planeering koosneb tekstist ja joonistest, on see, et möa osas on selle jooniste poolega ehk vähem teha. Saab küll suunata asustuskaardil eemale teest ja tekitada vahesid ja tekitada koha möa seinale. Aga valdavalt on vaja siin reaalseid toimivaid keskkonnatingimusi. Ja kui need on olemas, siis meil on vaiksem keskkond. Siis meil on olemas natukene elatavam keskkond. Aga selleks on vaja just nimelt sellist piire ületavat mõtlemist ja meeskonnatööd. Kui see on olemas, jõuab tulemuseni. Ja kui ka üks kakleb omavahel, siis kindlasti tulemuseni see ei vii. Ega mul palju rohkemat teile selle teema kohta öelda ei olnudki, kui lihtsalt panna südamele see palve, et mõistke, mis on planeering, mõistke, et see on võimalus möa leevendamiseks, mõistke, et see on võimalus vaikuse tagamiseks ja kasutage seda võimalust targalt. Aitäh! Kas kuulajatel on Kaur Lessile ka küsimusi? Ja, seal taga on üks käsi tõusnud. Kohe tuleb mikrofon ka. Tänud. Et te väga veenvalt rõhusite siin, et inimestel on nagu valikuvabadus, kas elada müras või mitte elada. Ja siin tahaks nagu kõigepealt rääkida väikse taustainfo ja siis esitada teile ka küsimus. Et
Minu puhul on olukord selline, et olen ka soovinud elada vaikuses, kuid seoses Tartu maantee laiendusega on olukord selline, et mind sunnitakse elama müras. Ja mõte siis selles, et ma olen esitanud Maanteeametile soovi lahkuda maantee äärest, seal kus on mürarikas, mis oleks poole odavam kui müraseina ehitus. Täna on situatsioon see, et Eesti riik sundvõõrandab selle kinnistu ja sunnib mind elama selle seina taga. Et kus on siis valikuvabadus? Jah, siin on tegelikult üks koht, mida ma rääkisin Maanteeametist Andres Urmiga paar päeva tagasi Pärnus avalikul arutelul, kuna ma tegelen ka ühe maantee teemaplaneeringuga Pärnumaal. Ja see küsimus on nagu suhteliselt lihtne ja ajuvaba, et Eesti seadustes on reguleerimata maavahetuse küsimus. Et see lahendaks nagu selle probleemi automaatselt, kui see variant oleks olemas, ja minu arust on normaalne, et peaks saamegi maad vahetada, et need inimesi, kes oleks nõus vahetusega, oleks teisigi, ja riigil justkui on ka neid kohti, kuhu vahetus pakkuda. Aga lihtsalt selle koha peal on seaduses auk. Segan vahele, meil on saalis ka Riigikogu liige Marek Strandberg, kes väidab vastupidist, et seaduses ei ole auku, kõik asjad on olemas. Võime talle sõna anda. No anname. Marek, kohe tuleb mikrofon ka, siis saavad väliskülalised telka. Ta annab ministrile hämmastavalt palju kaalutlemisvõimalust. Ehk tegelikult see antud juhtum, millega ma kursis olen, oleks enam-vähem selline, et minister, kes selles valdkonnas vastutab, majandus- ja kommunikatsiooniminister, võiks umbes 15 minutit mõelda ja lugeda, veel pool tundi kaalutleda, ja selle juhtumi puhul oleks riigile säästetud umbes 3 miljonit krooni maksumaksja raha, lihtsalt. Mitte keegi ei takista ministril tegemast sellist otsust. Kusjuures hirmud, mis on seotud, et kui ma teen ühe inimese suhtes niisuguse otsuse, et säästan riigile 3 miljonit, äkki tulevad siis kõik. See on ju väga hea, kui tulevad kõik, et riigile säästa näiteks 100 inimese pealt 300 miljonit ja nii edasi. Nii et tegelikult ma arvan seda, et Eestis on paljudel puhkudel seadused üle müstifitseeritud. Juhtudel, kui tegelikult on antud poliitikule või ministrile kaalutlemisvõimalus ja ta võib teha täiesti rahulikult suveräänse otsuse, millest ta tugineb tervele mõistusele. Seadus seda ei takista. Ja kõige hämmastavam selle puhul on see, et tegelikult jätab minister selle tegemata, viidates selle peale, et ta peab kaitsma oma ametnikke, nende seisukohti. See on päris omapärane kogemus, ma pean ütlema, et ja siin nagu seadusandja, seadusandjana, näiteks kui mina jään täiesti jõuetuks, sellepärast, et ei ole võimalik kohustada kedagi lähtuma tervest mõistusest. See saab tuleneda looma poolest, mitte kohustusest. Aitäh! Selles suhtes ma olen teiega täiesti sama meelt, et Eestis on kohati seadused päris okei. Mida Maanteeamet silmas pidas, ongi see, et neil ei ole võimalik seda maavahetust ise teha. Ehk tegelikult seal ongi see asi viidud väga üles, et võib-olla peaks olema kraadi võrra allpool, sest see minister ei kipu seda aega leidma või taha leida, seda ma ei tea. Kui ma võin veel täpsustada, siis vastupidi ettekujutusele, et nagu ametnikud oleks head ja seadus ei võimalda. Tegelikult on ametnikul alati vähemalt 2 võimalust. Kas öelda, et seadus ei võimalda tal sellist asja teha, või veenda ministrit selmet kirjutada alla kirjale, mille ta ise koostab ja laseb ministril alla kirjutada, et seadus ei võimalda ministril seda teha, anda ministrile tervest mõistusest lähtuv soovitus. Minu kogemus nii päris mitmegi ministriga on see, et tavapärases olekus on tegemist väga mõistlike olenditega, kes üldjuhul kaitsevadki oma ametnikke. Ja siin nagu tekibki selline huvitav olukord, kus tegelikult ametnik võiks ennast lasta kaitsta, mitte oludes, kus ta ütleb, et ta ei saa midagi teha ja viitab ministri peale öeldes, et tegelikult otsustaja on kõrgel, vaid üritades kaasata ministrit oma tervemõistuslikku otsusesse, mille ta saab alati teha. Ehk seadus on väga mugav
rumaluse, pinnapealsuse ja ükskõiksuse kilp. Alati ja igal juhul. Sellega ei ole üldse mingit probleemi. Eestis on korralik nagu saksa seaduskultuur, kus võib öelda nii ja naapidi. Ja loomulikult me võime öelda, et inimesed kardavad, et kui tehakse selline otsus, et mine tea, et kas siis keegi äkki võib mind kuidagi moodi näidata mõõduka korruptandi valguses. Aga kus see korruptsioon seal on? Terve mõistuse eest seismine ei saa kunagi olla korruptsioon. See on selline terve mõistuslik käitumine. Aitäh! Jah, selles osas ma olen julgenud ka öelda, et oleks väga vägev, kui Eesti Vabariik jõuaks selleni, et ametnike vastutus oleks ka rahaliselt reguleeritud. Sel juhul võib-olla nad annaksid ka endale aru, et riigile soodsam otsus on mõistlik otsus. Aga aitäh!